Tere! Ei saa üle konstellatsioonist. Tahtsin rääkida küll armastusest või vähemasti lubasin välja eelmine kord, aga tahaks rääkida konstellatsioonist sellises võtmes, et mida kogevad need inimesed, kes tulevad asendama. Kas on mõtet käia asendamas, kas on mõtet tulla asendajaks, kas on võimalik sealt midagi, ma ei tea, kaasa haakida, kas peab olema valvel, kas varitseb kuskil nurga taga mingi oht ja, ja nii edasi. Ma siis räägin, sest see teema on ülimalt huvitav. Ma alustan sellisest näitest, mida ma ise elasin läbi iseenda konstellatsioonis, mida mulle tehti eelmisel nädalavahetusel ja Karl-Jaan Klaasmann, kes on väliseesti konstellöör, Hellingeri otsene õpilane, elab Austrias, siis tuli siia oma töötuba tegema ja mina olin siis üks klient, kes soovis lahendada ühte oma teemat. Jah, ka konstellöörid käivad konstellatsioonides. Teraapias käimine on oluline osa enesearengust. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid lihtsalt see, et oma teemaga tegeledes ja olles kliendi toolis konstellööri kõrval, siis ma ise olen kliendina teatud seisundis, aga kõike seda sama elavad läbi ja kogevad läbi ka asendajad. Isegi kui sa ei ole mingis rollis konstellatsiooni väljal, siis sa võid seal kõrval istudes ja vaadates seda protsessi pealt elada läbi selliseid tundeid, mida sa pole endale ise kunagi lubanud, mis on välja nutta sellised pisarad, mida sa ei teadnudki, et su sees on. Ja minuga täpselt niimoodi juhtus. Mina, kui siis see, kellele töö tehti, istusin ja olin ka seal niimoodi pooloimetu ja vaatasin, mis saama hakkab, siis lihtsalt inimene, kes istus veidi minust eemal, see lahistas niimoodi nutta täiesti suure häälega ja temal trigerdas see mingid tunded üles ja ta elas seda läbi ja ta ei ela läbi seda, mis mina kogen või see, mida mina olen tundnud või see, mida konstellöör teeb, vaid ta elab läbi iseenda tundeid, mis tal resoneeruvad sellega, mida ta väljal näeb. Ehk siis, kui sa tuled asendama ja kui sa saad asendajana väljale, kui sa viibid selles ruumis lihtsalt vaatlejana, siis mingid asjad alati on need, mis on seotud sinu endaga. Ja kui midagi seal resoneerib ja ma ütlen päris kindlasti, et resoneerib alati, sellepärast et me ei satu mitte kusagile niisama heast peast, vaid sellel kõigel on olemas sügavam tagamõte. Kui sa tuled konstellatsiooni, kui sa satud nägema mingisuguse kliendi tööd, kui sa satud asendajaks mõne kliendi töös olevatesse rollidesse, mida konstellöör välja valib, siis see ei ole ilmaaegu. Selle kohta öeldakse isegi toredasti, et sa saad jänest sõita, et sa teed ise endale töö, sa töötad iseenda sees läbi mingisugused teemad, mingisugused olukorrad, lahendad mingid küsimused ja tegelikult maksab nii-öelda klient. Nii et väga-väga soovitan tulla asendajana konstellatsiooni ja kogeda oma nahal seda asendamise võlu. Ja mida ta veel võimaldab? Ma ütlen korduvalt, olen öelnud, et mis on meie inimestel kõige nagu keerulisem, on saada kontakti oma keha ja oma tunnetega. Vot see on võimalus olemata ise nii-öelda läbimata mingisugust teraapilist protsessi või käimata terapeudi juures, siis asendajana saada kontakt oma tunnetega, saada kontakt oma kehaga. Sellepärast, et kui sa pole lubanud endal nutta välja seda, mis lapsepõlves oled alla neelanud, kogu solvumise, pahameele, viha, valu, kõik selle, sest keegi kunagi sulle, eriti poistele öeldi, et poisid ei nuta ja mis sa vingud ja virised, siis kõik need asjad selleks, et olla hea laps, oleme me kenasti enda sisse ära trampinud ja ei ole lubanud endal tundeid tunda ja neid väljendada. Need otsivad väljapääsu. Me oleme haiged sellepärast, et me oleme midagi enda sisse nii sügavale ära matnud siin alateadvuse plaadi alla, et see
võib hakata kehas mingisuguste sümptomitena väljenduma. Ja konstellatsiooni tulles ja olles asendajana mingis rollis või kas siis vaadates nii-öelda kõrvalt seda, mis väljal toimub, seda, mis siin protsessi käigus juhtuma hakkab, siis vot need tunded ja emotsioonid, mis sus üles kerkivad, need on su isiklikud. Need trigerdavad, see, mis väljal toimub, trigerdab sind, trigerdab sinu seest välja selle, mis sinna sisse on ära pakitud. Ehk siis see on otsene kasu selleks, et sa saaksid kontakti oma tunnete ja oma kehaga, sest reageerib keha, sa hakkad kas nutma, sul on külmavärinad, sa tunned, kuidas sul tervest kehast hakkab energia liikuma, sa tunned, kuidas sa reageerid sellele, mis toimub väljal ja see on alati midagi, mis on seotud sinuga. Alati. Me ei oska tihti üleüldse isegi küsimust esitada, mis meiega on valesti või mis meiega pole nii. Meiega on kõik alati õigesti, aga lihtsalt mingi hetkeni, kus tahaks, et oleks teistmoodi, aga kuidas teistmoodi, seda me ei tea, sellepärast et seda kogemust pole meile avatud. Vot konstellatsioonis sa isegi asendajana võid näha seda tulemust, kuhu sa võiksid liikuda. Nii et ma julgustan kõiki tõepoolest tulema, vaatama, proovima, kogema. Ja sellisel juhul on sul õigus öelda, kas see meetod töötab või ei tööta. Tule sõida järjest natukene. Tule lahenda enda sees, enda jaoks mõni teema. Sul hakkab lihtsam. Ja üks küsimus siis veel individuaalsete konstellatsioonide kohta, et kas küsiti hiljuti mu käest, et kas individuaalselt saab ka teha konstellatsiooni? Jah, saab, väga hästi saab. Meil on selleks olemas väli, konstellatsiooni väli. Meil on selleks olemas figuurid, mingid nukud, me saame metaforikaartidega väga suurepäraselt töötada, me saame töötada ükskõik missuguste muude objektidega. Ehk siis me saame teha individuaalset konstellatsiooni väga edukalt, kes ei taha tulla grupi ette oma muresid avama, kellel ei sobi ajaliselt võib-olla, siis tere tulemast individuaalsesse konstellatsiooni. Selleks on alati võimalik leida võib-olla mõni sobivam aeg, kas hommiku või õhtupoole, nii kuidas kellelgi on mugavam. Saab nii Tabasalus kui linnas võimalik võib-olla veel mingeid kohti vaadata, aga see pole oluline, kindlasti me leiame parima aja ja võimaluse. Nii et tere tulemast!